Tere, kallid kuulajad-vaatajad, on käes uus osa salvestada. Tegin täna hommikul lokid pähe, üks osa oli meil see, kus räägiti, et lokid. Ei sega mikrofoni. Kurat, et on kõik sirgeks tõmman juba. Nii et mina ei saa, ma pean ikka juuksurisse minema selleks, et lokke saada. Täna see teema, mina surusin selle sulle peale, ega sina seda ei ole ju isegi valinud. Mina tahtsin sellest rääkida ja see on kehapositiivsus Ozempicu ajastul. Aga me ei räägi ainult kehakaalust. Me räägime ikkagi kehapositiivsusest kui liikumisest ja sellest, et kuhu see kadunud on ja mis asi see üldse on? Mis asi on sinu jaoks kehapositiivsus? Kohe nii hea küsimusega alustan. Ma ütlen siis ka tere kõigepealt veel, et rõõm siin olla jälle üle tüki aja ja tervist kuulajatele ka. Mis asi on kehapositiivsus? Minu jaoks kehapositiivsus on ilmselt see tunne, et sa oled endaga nagu rahul. Et kõik sinus on? Kõik on nagu okei, kõik on, kuskil võib midagi olla, ma ei tea, kas liiga palju või natukene üle või mõnes kohas mõne arvates nagu vähe, aga ikkagi see tunne, et kui sa peeglisse vaatad ja ennast nagu tunned okei selle kõigega, siis ma arvan, et see ongi niimoodi kiirelt kokkuvõttes kehapositiivsus. Aga mis see sinu jaoks siis tähendab? No mina arvan ka seda, et ma aksepteerin enda keha ja teiste keha sellisena, nagu see on ju. Et me ei räägi siin üldse sellest, et keha ei või muuta või mingeid muid asju, kui on vaja, siis tuleb muuta ja kui on soo, siis tuleb ka muuta. Me räägime sellest, et inimene on rahul enda kehas ja on rahul sellega, kuidas teised välja näevad. Sest Nojah, ja see kehapositiivsus ongi tegelikult ju hoopis mitte ainult nagu see, kuidas sa ise peeglisse vaatad, aga see, kuidas sa nagu teisi inimesi näed, kuidas sa nendesse suhtud ja me oleme sinuga naernud siin, et oleme nüüd pool aastat seda podcasti teinud ja me oleme juba igasugu põnevaid kommentaare saanud, et viimane oli nüüd, meid kutsuti suured vaalad, soojad vaalad, 50+. Soojad vaalad. Ma soovitasin sellele mehele, et teeb kodus ühe väikse külma kiluga võileiva ja elame rõõmsalt edasi. No mis teha on ju? Aga see ongi tegelikult, ongi see, et meie võime naerda selle üle, et kui keegi, see esimene kommentaar meil vist, mis tuli, oli see, et keegi ütles paks lehm on ju, et no ma ei tea, me rääkisime sinuga, ma ütlesin, et no ma ei tea, mina ei tunne nagu kuskilt nurgast ennast puudutatuna. Selles mõttes, et see on ju tema arvamus on ju, ma ka ei ole talle, ma ei ole teda üldse näinudki, kes kommenteeris, et ma ei tea, kui väike tal on või vapšee, ma ei puutu nagu minusse on ju, et kuidas saan mina nagu hakata kommenteerima ja mis üldse minu asi on, mul on täiesti nagu ükskõik, kuidas tema välja näeb. Aga tema ei tee podcast ja tema ei tule avalikkuse ette. Meie tulime, siis meie kohta võib öelda. Ja sellest on ju palju räägitud ja see oli okei, see oli ainult see podcast, aga ma arvan, et see on üleüldse, see on selline, et kui palju me nagu ei mõtle tegelikult, mis me nagu räägime, kuidas me kommenteerime, kas või televiisorit vaadates. Ja ma kuidagi kahtlustan ka, et see kehapositiivsus tegelikult hakkabki ju peale ikka sealt ikka jälle lapsepõlvest. Kõik asjad viivad ju sinna kuidagi tagasi. Et sellest on hästi palju räägitud, et kuidas näiteks kasvatada tütreid. Et sa võid talle ükskõik mida rääkida, aga kui sa ise teistmoodi teed, siis ta hakkab ka teistmoodi tegema. Ja kui tema... Kui sina vaatad peeglisse ja ütled, ma ei tea, appi kui õudne või oi kui kole või see või teine, ta võtab kõik selle ju sealt nagu endaga kaasa. Eks ta sealt kuskilt pihta hakkab on ju, või isad kommenteerivad mingeid teisi inimesi, naisi, kõike seda, et kuidagi sealt see peab ikkagi peale hakkama. Ja võrdlemine teistega on ju tegelikult see inimese see, et ma tõstan ennast kõrgemale, et mul on parem kui tal on ju. Et kui me räägime ajaloost, siis 60-ndatel hakkas see pihta on ju. Vahepeal läks ta väga aktiivseks, vaata tulid need reklaamid, need Tovi ja mis need olid, kus olid ikkagi vähe vormikumad naised, kes on pesureklaamisid ja ma ei tea, mis asju, mingid seepe on ju. Aga nüüd on siis Ozempicu aeg ja siis nagu seda üldse ei ole, sellest on kõik õõnad ju. Mina ei ole, sina ka ei ole. Ei, meie ei ole veel Ozempicud hakkad kasutama ja hetkel ei ole plaanis ka. Et no las siis olla nii, las siis 2 vaala olla siis kõige selle ilusa saledate keskel. Aga kuhu ma tahan jõuda, et see sinu see lapsepõlve jutt on väga õige, sest mina olen väga palju tundnud lapsepõlves seda tõukamist, et ma ei sobi. Kujuta ette, et mul oli väiksena madal hääl.
Ma olin 6-aastane, ma ei sanatooriumis ja ma mäletan, kuidas suuremad tüdrukud ütlesid, sina ei tohi laulda selle pärast, et sul on kole hääl. Läksin ja nutsin nurgas, sest et minu arust mul oli väga ilus hääl. Ja siis veel teine asi, ma olen elu pikk olnud. Ma olin 13-aastaselt koolis, olin alati kekatunnis esimese või teine äärmisel juhul, no üks poiss oli vist pikem. Ja kõik teised olid jubinad, kasvasid hiljem osad järgi, aga üleüldse, ma naeran seda siiamaani, kui vanasti veel trollid sõitsid, nüüd vist sõidavad jälle, et kui ma vanasti trollis sõitsin, hoidsin kinni niimoodi, siis oli niimoodi pead ja siis seal taga oli veel üks pea, mis oli kõrgem, et ülejäänud oli kõik kuskil niisugune, et pikk naine olla 1,78 ja pane kontsad alla 1,85 Jaa, aga mina olen, ma ju ka väga lühike ei ole, ma olen ka mingi 170, kunagi oli kopikatega, nüüd ilmselt enam ei ole, ma ei ole ammu mõõtmas käinud, aga mina ütlesin alati vastupidi, et mul on näiteks mu ristitütar on hästi pikk, keena noor neiu, on ju, ja tema kasvas ka hästi pikaks tüdrukuks ja mina alati ütlesin talle, et mõtle, kui mõnus, et sa oled nii pikk, et kui palju kergem sul on kunagi hakata mehi vaatama, et noh, kui sa tahad endale vähemalt sama pikka meest, siis pooled on kohe rivist väljas, on ju, et hakkadki hea, täpselt nii nagu sa ütlesid, bussis on hea vaadata, et ainult mõned on nagu näha, on ju. Valik on kohe nagu paigas, on ju. Aga noh, suhtumise asi jälle täpselt, aga see on tõsi, on ju, et paljud ju siis nagu häbenevad oma pikkust ja siis, kui sa oma pikkust häbened, no mis sa siis teed, sa tõmbad nagu õlad lõngu eest, läheb rüüht, läheb ületaks ja sa natuke proovid madalamaks teha, et see kõik hakkab kuidagi sellest pihta. Ja okei, jätame selle kehakaalu nüüd sinna paika, see on see, et iga inimene on täpselt nii suur, kui ta tahab, on ju. Ja ma tean, et tervislik on kehakaalu madalam, sest see on liigestele hea ja see on üldse igatepidi hea. Ma ei vaidle sellele vastu, on ju. Kuule, ma veel ütlen see kehakaalu kohta selle, et ma tahtsin öelda, et millalgi, kui ma viimati arsti juures käin, ma ei ole väga tubli arsti juures käia, aga see oli väga tore arst oli, kes ütles mulle selle kehakaalu kohta, et no teate, et kuskil ei ole öeldud, et kõik peavad piitspeenikesed olla, et kui te ise ennast hästi tunnete, siis jumal tänatud ja elage edasi. Minu meelest oli väga hästi öeldud. Ja ongi, ja tegelikkuses on ka see, et kui inimesel on mingi periood elus, kus ta võib-olla ei jõua tegeleda sellega, on ju, siis nii ongi, on ju. Ja mina olen ka seda öelnud, et ma olen kuna minu minevik on väga kirju ja ma olen kasutanud erinevaid aineid, siis mul on niisugune tunne, et mul võib olla ka ajus midagi natuke nagu viltu läinud, see on tänu sellele, sest et see võib, ütleme, sõltuvushäire iseenesest võib olla ju kõigest, toidust, ma ei tea, eks ole, seksist, kasiinost, ma ei tea, millest iganes on ju. Ja võib-olla nüüd, kuna ma ühe sõltuvusega olen enam-vähem praegu jao peal, eks ole, ehk ma ei ole aktiivne sõltlane, siis ilmselgelt söömine ja see kohe asendub, see inimene hakkab kompenseerima, on ju. Ja kui sul on söök see, mis tekitab hea tunde ja eriti õhtu, kui sa väsinud oled, sest sa ei ole jaksanud mitte midagi päeva läbi teha muud kui tööd. No, ma üks päev näitasin seda kapsapilti sulle, jah? Näitasid kapsapilti. Ja hobune oli õhtul. Hobune käis õhtul külmkapi juures, on ju. Sest et nii on. Aga ma mõtlen veel seda, sa ütlesid selle lapsepõlve kohta, et ma jäin ise mõtlema seda, et ega ma pean ka tunnistama, et ma olen ju tegelikult elu läbi olnud siuke, ma ei tea, natuke trulla, aga väga rõõmus. Ja kuidagi nagu, ma ei tea, mind ei ole nagu see kunagi vist väga seganud, et ma ka mäletan, et koolis ju tegelikult oli ikka, meil oli seal klassis oli üks poiss, kes ikka kiusas ju meid seal pidevalt ja noh, eks ma ju kuulsin ikka selle isegi võib-olla mitte nii palju kaalu kohta, et siis mingil hetkel vaata hakkasid rinnad kasvama noorena ja kõik, et siis nagu ikka selle kohta ikka sai nagu nii-öelda küll lõõbiti ja niimoodi, aga ma ei tea, kuidagi nagu elu õpetas selle vastupidi nagu selg sirgu ajama ja hakkama saama ja emme ütles mulle alati, et paks laps, ilus laps kõigi, aga nagu selles mõttes heas mõttes on ju, et kui armastatigi, nagu armastus käis ju vanasti, vaata kõhu kaudu, et kõik peab täis olema ja see oli hoopis nagu mingi selline kuidagi teine ajastu ka, et ma ei usu, et siis nagu väga mõeldi, vähemalt ma ei tea, meil küll väga ei mõeldud niimoodi, et no kuulud saada ka väga palju, nii kui praegu, eks ole, praegu on suur valik, eks ole. Okei, ja nüüd me jõuame, see kaalu teemalas olles on iga ühe isiklik asi, tahad, sul raha on, kusjuures tegelikult huvitav vaatenurk, mis on nüüd, ma olen jälle teadusliku uuringut, see kool on mu ära rikkunud, on ju. Ma ikkagi uurisin nüüd natukene mingid teadusuuringuid ka, et ega see Ozempiku teema tekitab ka klassivahet, sest kõik ei saa lubada rahaliselt endal seda, on ju, sest see on üsna kulukas asi. No aga see pole ju ainukene, sealt tuleb kogu aeg, tuleb ju praegu uusi asju peale. Ikka üsna kulukad, aga kuutasu on ikka üsna kõrge ja nüüd madalapalgalisem jääbki siis võib-olla tossakamaks või volüümikamaks, sellepärast, et ma ei saa lubada endale. No aga see on jälle täpselt suhteline, et lõppkokkuvõttes on ju, et kõige odavam ongi suud kinni hoida rohkem. Ei
nippida. mitte hammastega neid on ju nähtud, on ju neid nalju, et aga eks ma ei lähe ka nagu kommenteerima absoluutselt selle asja taha, et igaüks täpselt nii nagu me ise elame ja see ongi, on ju, et aga nagu sa ütled, et see ei ole ainukene asi, see kaal ju. Absoluutselt. Keha juures. Sest et nüüd meie saade teatavasti on 50+, eks ole, teemadel on ju, me ei saa rääkida 40+ inimeste eest, sest nendel on omad mured ja ma väga ei mäleta neid, mis siis olid. Selleks ajaks on inimestel tekkinud ju igasuguseid asju elus, on ju. Juba hakatakse vahetama juppe. Jaa, osadele on ikka juba jupid vahetatud. Eks ole, rääkimata igasugustest võib-olla vajalikest kosmeetilistest operatsioonidest. Väga tihti ma olen kuulnud, et prouadel vaata, ei näe enam, eks ole, lihtsalt laug vajub, sa pead tegema, sest et sa jooksed vastu seina, sul silm ei tööta enam, on ju. See on kõik operatsioonid, seal võivad armid jääda, kõik asjad, on ju. Siis nende juppide vahetusel tulevad ju armid ja asjad, ja need jäävad ju tegelikult alles, eks nad ei kao ära. Aga seal ongi, et ma jään seda ka veel mõtlema, et nende juppide ja kõige sellega enne mainisid vist seda, et kehakaaluga on, et kui sul on vähem, et siis on liigestele hea ja nii edasi, on ju. Aga samas, kui sul on jälle vähem kehakaalu, siis on, ma ei tea, osteropoos kipub tulema ja igasuguseid asju, et see ongi siuke täielik ikkagi mingi köiel tantsimine see kogu elu ju. Tead sa, ma käisin füsioteraapias, ma olen nüüd tubli juba tegelen endaga. Ma arvan, võib-olla sellepärast, et ma lubasin, et ma tegelen, vaatasin kõva häälega välja, ma pean nüüd tegelema. Ja ma käisin füsioteraapias ja mulle ütles füsioterapeut Armas Triin, tervitused Raplasse, et tegelikult väga suur kaalulangus ei olegi kopsakatel prouadel hea, sellepärast, või härradel ka, sellepärast, et lihaseid ju ei ole all ja see pekk pidi püsti hoidma ilusasti selga ja kõike. Et võivadki seljavalud tekkida, kui sa kõhnaksad, sellepärast, et ei ole enam midagi, mis püsti seda hoiab. Pekk hoiab püsti. Pekk hoiab liha püsti. See on see valge liha. Isa ütles alati valge liha selle kohta, kui oli. Nii et ei ole vaja kiiresti, rahulikult, aga samas tuleb trenni teha. Okei. Nüüd me jõudsime armide juurde. Kui 20-aastasel võib-olla tekib mingi arm, see on mingi äge, näe arm siin on ju. Aga mingis vanuses hakatakse häbenema seda on ju. Eriti kui ta on nähtaval kohal ja võib-olla mingi siukene arm, mis tegelikkuses meil oli plaan ju ka sinuga, et me katsume rääkida vähe tõsisemal teemal, nagu on rinnavähk ja seal võib ju tekkida see, et sul jääbki ainult arm. Me loodame, et me saame inimese siia, kes meile räägib, kuidas sellest üle saada ja see on, ja ongi, ma ei tea, mis tunne see on ja see võibki olla ju täiesti leinaprotsess ja kõik muud asjad. Sul midagi puudu, võetakse ära sellepärast, et ellu jääda. Ja ongi valus, sul on puudu. Et selle elu ja jooksul saadud armid ja need tekitavad ju ka häbitunnet võib-olla või selles mõttes, et tegelikult see ei ole häbiasi, meil kõigi juhtub. Ja siia juurde nüüd ma räägin ühe väikse loo sulle. 1988. aastal juhtus see lugu. 1988, mitte 1788. Jumala eest, ega ma 300 aastane ei ole, eks ole. Nii, ja juhtus siuke lugu, et üks tüdruk sõitis Volgaga, takso oli siis, kollane Volga, sõitis Tallinnast Rakverre. Ja Viitna kandis jooksis põder tee peale. Ja see tüdruk istus esimese istme peal ja see tüdrukul oli aken, oli lahti natuke niimoodi ja autojuht tegi niimoodi ja nägi põtra, siis keeras ühele poole ja siis järsult teise poole ja see auto lendas külje peale. Ja see tüdruk, kes istus seal ees, see klaasi äär ja see lõikas ära ühe jupi jäsemest. See tüdruk oli 18-aastane ja see tüdruk olen mina. Nii et kui keegi veel ei teadnud, mul on 4,5 ühe käe peal. Ma olen eluaeg seda varjanud. Ma oskan seda juba nii hoida, keegi näe seda. Ma nüüd tegelikult vaatasin meie eelviimast ühte podcasti, kus ma mõtlesin, kui me nii hakkame rääkima sellest, et tegelikult kui jälgida mu kätt, kuna ma seletan palju, siis on näha, kui oskad vaadata, aga inimesed ei tule selle peale. Ja ometigi mul on ainukene võlts asi, mis mul on kunstkünned. Ma panen 9 tükki, mis siis, et 10 ei saa panna. Hoian kokku? Ei, ma ei saa odavamalt, ma ikka maksan täis raha. Aga ma tean, kui palju see mul haiget on elus teinud, kui palju ma olen pidanud varjama seda, kui palju ma olen piinlikkust tundnud ja ma mäletan esimest korda, kui see juhtus, siis minu esimene mõte 18 aastat oli see, kuhu ma abielu sõrmuse nüüd panen, sest siia sõrme ei saa, kole on, eks ole. Ma ei tulnud selle peale, et teine oli veel alles ju. Nüüd ongi siin sõrmes, eks ole.
aga jah, ma ausalt öeldes, noh, ma tundsin selle loo kohe ära, ma olen ju seda lugu kunagi kuulnud, on ju, ja kuidagi nagu arusaamatult õudne tundus see selles hetkes ja ma ütlen jälle, et sa tegelikult petad vaata sellega nii ära ja mina ju ka teadsin, ma kogu aeg teadsin, et sul seda ei ole, kõik on nagu, me oleme nii harjunud sellega ja ma olin näiteks hästi üllatunud, kui me hakkasime podcasti tegema ja sa ütlesid mulle, et sa tahad istuda seal pool, et su käsi ei oleks nagu näha ja siis ma alles esimest korda mõtlesin, et oota, et sa päriselt siiamaani nagu tegelikult ta teeb sulle haiget mingil määral või sa nagu, et kas see ongi, mis see tunne siis on, et ma enam ei häbene seda, aga ma olen näinud, kui inimesed, kui ma kuskil, kas ma räägin kellelegi, noh, peale mingit loengut või asja või kuskil esinen või midagi, siis ma olen pannud tähele, kui keegi esireast avastab, siis vaadatakse ainult, noh, nad ei saa nagu aru, midagi nagu valesti, midagi teistmoodi on ju. Ja siis see teeb mulle nalja, siis ma väga ei liiguta seda kätt enam, siis ma katsun kuidagi teise käega rohkem nagu vehkida, on ju. Ja noh, enam ta ei tee mulle haiget ja see ei häiri minu elamist selles mõttes, klaverit ei saa mängida, kõik. No ma ei osanud siis ka kuulda, alles oli see, no ma mängisin niimoodi teatud. Aga trumme? Vist saaks, sest pulki saaks käes hoida, on ju. Ja aga selge on see, et noorest peast või ütleme, siis tegi see mulle väga-väga haiget ja ma väga häbenesin seda, on ju, sest see on ikkagi trauma ja noh, väga paljud vaatasid ikkagi, noh, ühesõnaga, nüüd see ei ole ikkagi nagu, noh, see ei ole nagu normaalne, et see on ikka midagi puudu, on ju. Aga noh, see on täpselt see, et kui juhtub niisugune õnnetus, noh, ma ei tulnud selle pealegi, eks ole ju. Ja nii on ju, ja vaata, ja see trauma on mul terve elu olnud, noh, ma räägin, enam ta ei ole trauma, vaid lihtsalt ta on see fakt, mul ei ole seda sõrme ja ma ei hakka siia proteesi ka õmblema, eks ole, ei ole mõtet. No ja sa ei peagi, on ju, et ja nüüd oli see, tulid kapist välja ka selle asjaga, et nüüd sa ei pea enam. Me võime proovida järgmises, paneme su teistpidi istuma, et vaatame, mis tunne on. Kusjuures naljaks, ma praegu mõtlen, see võib olla ebamugav lausa, sellepärast, et ma olen kuidagi harjunud ja samas on see, et tegelikkuses ju noh, ma tean inimesed ütlevad, et mu üks näopool on parem kui teine. Piltide peal alati kuidagi ühes asendus, teavad, et kuidagi ma tean ka selliseid inimesi ja siis nad on nagu iga kord nagu sätivad ennast täpselt nagu õiget pidi ja niimoodi, aga ma ei oska öelda, see on jälle see, et mina kahtlustan, et see on jälle täpselt see, et kuidas me peeglisse vaatame, et teised inimesed nagu ei saa aru sellest, et me ei oska ilmselt vaadata teisi nii täpselt selle pilguga. Ja siit jõuame sinna, et kui nüüd on inimene sündinud traumaga, eks ole. Meil on ju jäseme, või on näiteks liiga pikk, liiga lühike, ma ei tea, no mis iganes on ju. Me teame igasuguseid diagnoose, kus inimene, noh, sa vaatad otsast arvad, et inimene teistsugune on ju. Ma olen seda kirjutanud oma kodulehel Facebookis, selle oma lehel Facebookis, kui ma käisin tänu koolile jälle, ma käisin ühes väga ägedas kohas nagu Vahtre tugikeskus ja ma käisin seal inimeste juures, kes on vaimupuude, noh, nad on ikkagi erilised inimesed, üliäge kogemus ja loomulikult igaüks on seal omamoodi, on ju. Noh, mina ei vaata enam ammu inimesi niimoodi, sest see, kuidas nad säravad ja kui toredad inimesed nad on ju. Aga ma tean inimesi, kes tunnevad ebamugavalt, kui ruumi näiteks tuleb liiga lühikes kasvu inimene, eks ole, või siis noh, kuidagi teistsugune inimene või isegi ratastoolis. Muideks, mina olen elus saanud väga hea kogemuse ühe väga toreda poisi käest nagu nimega Marek, kellega mul oli au tutvuda ja siiamaani oleme head sõbrad, kes tuli meile koolitusele, kui ma kunagi koolitusassistendina töötasin ja ma kippusin teda kogu aeg aitama. Ma ei lasta talle kuidagi, noh, saad aru, ja siis, noh, see on see koht, et oota, ma küsin, kui mul abi vaja on, on ju. Et see ei pea, kui ma ratastoolis, see ei tähenda, seda kogu aeg lükkama ja tirima ja tõmbama. See on sama natukene, kui rase oled, siis on ka natukene, kui kõik kipuvad aitama, et tegelikult ei olegi haige. Kui invalid. Lihtsalt nagu kõitu on natuke suurem, on ju. Et oled nagu kuidagi ei saa hakkama endaga enam, on ju. Aga kuidas siis see elu 50+, mis siis on nagu juhtunud? Kui sa mõtled enda nagu suhtumist enda kehasse, et mis muutunud on? Ma tean seda, et ma just üks päev vaatasin ennast ja ma sain aru, et ja noh, loomulikult see gravitatsioon, nagu sa ütlesid enne, kui me hakkasime salvestama, noh, see on see ja see ongi, ei ole midagi teha, noh, las ta olla, on ju. Aga ma vaatasin näiteks, et mul on kõhuarmid, see on minu lapsest ja noh, see neid ma vaatan heldimusega, sest ma tean, et ta on siin olnud ja tal ei olnud ruumi ja ta pidi sikutama ja sakutama suuremaks selle ruumi, on ju, ja sellepärast teksid siuksed nagu rebendid ilmselt, on ju. Kas sa oled põdenud nende pärast ka? Nooremast pärast kindlasti, ja. Enam ei, sellepärast, et ma saan aru, et noh, nendega ei ole midagi teha, võib-olla isegi saaks midagi teha, aga ma ei viitsi kirurgiliselt mitte mingil juhul hakata sekkuma. Ja noh, see, et
korra mõtlesin ka seda, et aga kui ma nüüd kõhnaks saan, praegu kuidagi veel ikka natuke seisavad või noh, kuidagi nagu muidu ei seisa, siis käpuli pidid täitsa nagu olema püsti. Kui sa seda tunnet tahad, siis mine peegli ette. No, ja et noh, et omapära ja see muidugi see minu pikkus on see, et eks ole, ma ei ole väga kontsakandja olnud kunagi, ma tuli just täna hommikul meelde, kui ma ütlesin, me räägime ju täna pikkusest ka. Sinu kingad, mis sul kunagi, kui me käisime sul külas, nendega võitu inimese surnuks tuli, need olid 20 sendised, ma ei tea, kui kõrged need olid sul. No nii kõrgeid ei olnud, 12-sed, aga kõige mugavamad olid ikka 10 senti oli siuksed, aga ma kandsin ju kogu aeg, ma olen ju ka absoluutselt kogu aeg, mul on siiamaani on vist kapp neid täis, neid kontsaga kingi, aga nüüd on kuidagi nagu mugavaks oled läinud, et kuule, aga sellest on hea teema jõuda selleni, et see on ju ka tegelikult keha ja see keha positiivsus, me siin viimati rääkisime sellest lillelöömisest ja sellest, et mis see tähendab siis, kui ennast lille lüüa? No see tähendab seda, et sa midagi teed, et kabid pea ära, pesed pea puhtaks, teed lokid ja värvid näo ära äkki või ma ei tea või ilusad riided selga. Jaa, aga noh, selles mõttes on ju, et natukene kammid, pesed näo puhtaks ja kas see on juba lille löömine või? No äkki isegi on, jah. Oleneb lillest ju, ohakas on ka lill ju, et lõppkokkuvõttes, et jah. Aga no jah, ja hoolitsema enda eest loomulikult peab ja tore on ju see, et ei olegi palju vaja, eks ole, vaja ainult kreemi, noh. Saime selle kogemuse ka ju. Jaa. Et jah, aga lillelöömise mina ise tunnen ennast hästi, kui ma olen hoolitsetud. Või noh, ripsmed on värvitud vahest näiteks. Ma väga tihti ei värvi, eriti suvel, kui ma olen natuke päevitunud, siis ma leian, et noh, ei ole vaja, las ta olla on ju. Aga ma tunnen ennast ise paremini. Ja see ongi ju tegelikult see, et see peegel ja see, et mille jaoks sa siis ennast nagu lille lööd, on ikkagi see, et see, kuidas sa nagu ise tahad sinna peeglisse nagu vaadata ja mis sa siis näed. Mis sina näed, kui sa peeglisse vaatad? Mis sa näed? Urmet. Mul on viimasel ajal Urmesel olnud. Mis ma ikka näen? Ma näen sükest toredat, rõpsat, voorikad naisterahvas, kellel on natuke siit ja natuke sealt ja kas sulle meeldib see, mis sa peeglist näed? Ma arvan, et nüüd küll, jah. Juba meeldib. Mis sulle meeldib enda juures? Kõik. Mul on ilusad silmad, ma avastasin üks päev ilusad silmavärv. Jaa. Noh, ma arvan, et mul on jumekas nahk, mis on ju väga tore, eks ole, noh, ma tean, nahaarstid ei arva sellest midagi, eks ole, ja ongi õige, noh, kedagi me ei kutsu praegu, eks ole, et sellega tuleb tagasi hoida. Ja ma arvan, et mul on täitsa mingisugune, mul on kuidagi olen ikka, noh. Ma usun, et kui ma kuskile ruumi astun, siis ikkagi inimesed arvavad, et näe, tore inimene. Peppu on sul ka muide täitsa ilus, seda sa peeglist ei näe, me oleme ju koos päikest võtnud, nii et ma võin kinnitada. Täitsa kena. Miks sa mul seda varem pole öelnud? Pole jutuks tulnud. Miks palla ilma sellega liigitada? No miks mitte, on ju. Aga selles mõttes, et vaatad nagu sellise rahuga, aga kas sa mingeid muutuseid või siukseid ka vaatad, et kas sa näed nagu, mis aeg on sinuga teinud? Tead sa, ei, ma kusjuures vaatan, ma olen ju ka potšakas selles mõttes on ju. Ja mul ei ole kortse. No mõned on jah. Sellepärast meil väga ei olegi. Ma räägin. Ja noh, silmanurgas väikselt juba on ja niimoodi on ja nüüd on see hirm ikka, aga kui ma peaks nüüd 9 kord kõhnaks saama, siis saab. Kuidas sa nagu lihtsalt hakkad saama kõhnaks? Vaata järgi ei ole aega süüa. Läheb söögisu ära karda. Äkki üks päev. Aga mõtle, mis siis saab, kui sa kogemata kõhnaks hakkad saama. Mis juhtub? See on kortsu. No muidugi. No see ei ole hea. Kes ütles, kas see mitte Brigitte Bardot ei olnud, kes kunagi ütles, et mingis hetkes tuleb valida kas nägu või Peppu? Me oleme ilmselt sinuga näo valinud. Ja, see paistab välja. See paistab välja. Teist ei näe kõik. Teine on jah nagu rohkem peidetud tihedamalt. No vaat, ja nüüd me jõuame ka siia, et väidetavalt vanuses mingi 20 kuni seal algus, seal inimesed rohkem muretsed oma keha pärast. Ja täpselt see vanus 50 kuni 75 on mures oma näo pärast. Jah. Sest see ongi see, mis välja paistab, eks ole. Ja see võib-olla, kas ta muutub ka kõige rohkem siis nagu? No, kas ta nüüd, ilmselt kõik muutub. Kõik muutub, teised sa saad riietega ära peita. Ja võib-olla seal trenni, noh, tegelikult näotrenni, no on olemas ka ju see ja näojooga ja asjad, eks ole. Aga selge on see, et jah, vanusega erinevatest asjadest hakatakse muretsema. Aga muidugi selge on see, et tekib küsimus, et kui me kogu aeg nagu ühiskonnas ka seda rõhutame, et noh, mulle meeldis see mõte, tegelikult see saatan
ei, Saada Vana Pradat. Seal oli, see oli muidugi mängufilm selles mõttes, aga see oli väga huvitav nagu see, et inimesed ju väljendavad riietega midagi, kas või tuju või ja me läheme matustele panema, musta, see on austus, on traditsioon, sest must on, eks ole, leinakomme on ju, kui me läheme lõpetamiseni, paneme piduliku kleidi, ma ei usu, keegi on dressid, võib-olla mõni läinud ka dressidega või ma ei tea, eks ole, kui ta tahab, jumala eest mingu. Aga meil on mingid traditsioonid ja kombed, talvel me kanname jopet, sellepärast külm on ju. Ja suvel, eks ole, rannas kanname siis rannariided, sest et on tore ujumas käia, ei lähe kasukaga magama või sinna ujuma, eks ole. Et riie väljendab inimese olemust ja mina ütlen, et riie on üks vägev asi, sellega igasugust toredaid asju teha on ju. Jaa, võib. Sellega saab peita ka ja saab ka rõhutada. Peita ja rõhutada kohe kindlasti saad, jah. Aga see on ikkagi, vaata see, ma veel mõtlen selle peale, sa ütlesid, et kui sina vaatad peeglisse ja siis sa näed nagu, et sa oled nagu rahul, on ju, et see ongi tegelikult selline enesega rahul olev ja mina kahtlustan, et see on täpselt see, mis välja paistab. Et kui sa nagu uksest sisse astud ja endaga rahul oled, et see tavaliselt ongi näha ja ükskõik, et on sul siis natukene kilosid rohkem või vähem, ma kuidagi ei usu, et see nagu muudab. Samas ma võin sulle öelda, et minu täiskasvanu ea üks väidetav, siis normi järgi tippvorm oli siis, kui ma tegelikult olin tarvitaja, kuhu söögisu ei olnud, sest narkoained võtavad isu ära. Ma mäletan, ma kandsin sellist numbrit, mida minu armas laps kannab praegu, kes on tegelikult väga sale ja väga sportlik ja väga tubli, on ju, 30 aastane, 30 pluss preili on ju. Et ma mäletan ükskord seda tunnet, kui mul oli kodus mingisugune kleit ja ma panin selle selga, ma sain, et ta läheb nagu selga niimoodi. Aga mis valu ja vaevaga ja see on saavutatud tervislikult, eks ole. Ja pärast seda kõik need aastad ma olen kohe kembelnud oma selle välimuse ja selle arusaamaga endast seal peeglis on ju. Lõpuks sa väsid ära. Aga sa kemplesid ka nagu ütleme sellega, et kui mis sa peeglis nägid, kas sa oled varem nagu täheldanud seda? Ja mul on olnud perioode, kus ma üldse ei taht vaadata peeglisse. Ma ei arvanud sellest mitte midagi, siis ma tundsin koledana ja ma tundsin, et ma olen nagu vormist ära ja kuidagi ja kes see ikka minusugust tahab ja tead, tekib see niisugune enesesüüdistamine ja niisugune asi on. Ja eneseväärtustamise teema on jälle samamoodi see ja see keha positiivsus tegelikult käib ju absoluutselt käest kinni sellega, et minu meelest tänapäeval on nagu ma ütlen, et ja ma vist rääkisin kunagi varem ka sulle vaata sellest, et mul on niisugune tunne, et Soomes on veel nagu kuidagi palju julgemalt veel ütleme noored naised, et nad kuidagi nagu, ma ei teagi, kas nad on kasvatatud selliseks, nad on julgemad, nad panevad omale võivad nabasärgiga välja tulla ja ringi liikuda ja niisugune tunne on, et nad ei ole nii palju mures nagu sellest, et kas see on nagu ühiskondlik surve ikkagi seal taga? Sul on õigus, sest minu enda tütrekene, kes elab kahjuks väljapool Eestit praegu, ütles ka, et kui ta tuleb Eestisse, siis kui ta näeb ja kuuleb, mismoodi siin rõhutatakse kogu aeg seda, mis sul seljas on ja ütles, et see on nagu, et see mujal ei ole seda nii palju. Ma ise kahtlustan, et see on meil veel mingi nõukaaegne mingi igand, et vaata, kui ei olnud riideid ja kõik ja siis sa kuidagi pidid nagu ennast, ma ei tea, rohkem sättima ja tegema näitama, ja toppima. Et sul on firma. Ja näitama, et mingeid asju, et seda nagu öeldakse, et idabloki naised on ju. Et see veel kipub tulema. Just, ja siis nüüd me jõuame sinna, et kuidas me teisi aktsepteerime, on ju. Et kui keegi tuleb, ma olen vahest vaadanud selliseid kunstiinimesi, kes vahest riietuvad nii, et ma alati imestan, et kuidas nad oskavad neid värve niimoodi kokku panna. Mina olen seda vaadanud. Ja vahest pannakse seal nii huvitavaid riideesemeid omavahel kokku ja kõik niimoodi ja ma olen alati üldse selliseid moesaateid ja asju vaadates mõelnud, et osamoodi nagu tundub mulle täitsa okei, aga ilmselt ma olen ka selles suhtes pragmaatik, et mood kui kunst mind üldse ei kõneta. Kui seal on mingid niisugused asjad, mida kunagi tänaval ilmselt selga ei panta, siis see ei ole minu jaoks. Aga nad peaks olema nagu praktiliselt. Mul on see. Ja sellest tuli meelde, ma just jagasin vist siin natukene aega tagasi meie story'sse siukse loo, kui oli Diori, kas see nüüd oli Diori kevadnäituselt või? Oli selline kostüüm, kus oli siuke oranž, nagu siuke oleks nagu karvad ja keegi oli kõrvale pannud meie Leopoldi kostüümi, mõtteliselt üks ühele, ma pean selle uuesti üles otsima, see oli geniaalne, on ju, aga see oli väga nunnu, aga see on jälle ilmselt see, et no ja mis siis on ju, no las kannavad, et kui inimesele meeldib,
et ma ei tea, mis vahet seal siis on, et kas sul on see riided, et tegelikult see on ka võib-olla, sa võid ära peita midagi, aga samas sa võid ka väga julgeid asju kanda, on ju, sellega, et oledki rahul, aga võib-olla ta on nagu sulle rahutrüü. Jah, kaitse. Ja. Ta kaitseb sind, on ju. Ja küsimus sellest, kui ma nüüd saan armi või mul juhtub midagi veel, ütleme, mingi asi minust on nüüd puudu nii, et ei ole nii nagu pildi peal näitab, et on 5 sõrme, 5 varvast, eks ole, ja ütleme, kui on keha mingisugune asi, siis kuidas selle häbiga toime tulla, miks inimesed ei julge isegi pöörduda kuskile, et abi saamiseks või isegi osadel juhtudel on võimalik ju seda kirurgiliselt nagu parandada või inimese jaoks, mitte selleks, et nüüd naabrinaine vaataks paremini, vaid inimene ise tunneks ennast hästi, ilmselt vaata see vähi puhul ongi, kui rind ära võetakse, on võimalik asendada, sest see on justkui see mingi, naisena, ma kujutan ette, see ongi oluline. Et kui me vaataks nüüd neid teisi inimesi ka niimoodi, et on, mis tal on. See, et temast on tulnud praegu hetkel selline, nagu ta on, see on mingi põhjus. See taga on lugu. Ja, aga küsin praegu lihtsalt selles mõttes, et kuidagi tundub, et inimestel on jube oluline, et mida teised minust mõtlevad, kui mina välja lähen ja kuidas ma nüüd olen ennast riidesse pannud, on ju. Millal sina oled viimati nagu tänaval vaadanud kedagi siukse pilguga, et ohoo, või kas sa üldse vaatad teisi inimesi selle pilguga? Ja mina vaatan riided väga, sest mina vaatan, kuidas inimesed on sopitanud kokku mingid asju. Ja, aga keha? Ei. No ma ei saa... No ma tean, mida sa vaatad, aga see ei olnud selle asja teema. Jah, see käib asja ja see on okei, on ju. Jah. Ikka vaata, muidugi, kui on kõik ilus, minu jaoks ilus inimene, minu jaoks meeldib ja võib-olla seksikas või mingi, siis ma muidugi vaatan keha ka. Aga sa märkad midagi sellist näiteks, millal, et sulle nagu, ma ei tea, kas ei meeldi või sind häirib mingit moodi või kas sa näed üldse siukest asja? Ei näe. No, aga see on täpselt see point. Kui sa hakkad küsima järjest inimeste käest, siis enamus ei näe ega märka. Ja siis nad ise arvavad, kui nad välja lähed, et nüüd mina olen järsku nii eriline oma kas pikkuse või ülekaalu või millegiga, et võt mind kõik märkavad ja see on nagu müstika siin on ju, et me ise tegelikult ei märka ja ei näe, aga siis kui teised, kui nagu vaatad teisi, siis sa kuidagi nagu hakkad mõtlema, et kas nüüd peab siis nägema või? Ma ei tea, see on kuidagi nagu, see on jälle mingi siuke hästi ebaloogiline on ju. Mul on sõbranna Annika, oota ma olen rääkinud, ka mainitsin on ju, ja me oleme, ma ei taha öelda, mitu 100 aastat tuttavad on ju, sest et 300. Jah, 300. Ja tema ütleb mulle alati seda, et tema ei ole kunagi vaadanud mind sellisena, kui suur ma olen või kui väike või mis mul on ju, et me oleme lihtsalt niivõrd head sõbrad ja et ütleb, et mul ei ole vahet ja tema ongi selline inimene, kes kunagi ei vaata, kuigi tal on väga maitse näiteks riiete ja asjade suhtes ja ta on mind väga palju harinud ja õpetanud on ju. Et ta ütleb ka, et kui inimene teeb suu lahti ja ma saan aru, et ta on nagu äge, tal on head mõtted, et ta on soe ja ta on empaatiline, siis ta võib olla ükstapuha kui pikk ja lai. Vahet ei ole, milline ta välja või on ta puudu midagi, see on puudu, las ta olla on ju. Aga et inimese, ikkagi see kuule ära, mis tal öelda on. Aga tänaval me ei saa minna juurde, kui ütle midagi. Ei lähe ju. Ja täpselt. Ma küsin veel selle 50 vanuse juurde tagasi tulles, et nii-öelda kuumahood ja kõik need käivad ju ka asjaga kaasas. Häbi on ju. Tuleb, on ju. See mäletad, meie üks tuttav rääkis, kuidas ta istus kunagi koosoleku laua taga, kui hakkas tilkuma paberi peale, eks ole. Et kujuta siis ette, ja kuidas me seda häbeneme? Mis see nüüd näitab siis, et sa higistad või? Nii. Aga mida seal nagu häbeneme? No seda, et ma higistan. Sest see on häbi asi. Kõik peab olema kuiv ja tore. Väga huvitavalt tuli praegu meelde see, minu isa suri lümfivähki. Ja siis ma pärast seda kahjuks hiljem, kui ta oli läinud, siis ma hakkasin uurima, et mis selle lümfivähiga üldse on ja kuidas, mis versioonid. Ja seal ma leidsin ühe artikli, kus üks arst ütles, välismaalt mingisugune teadlane, keegi oli kirjeldanud, et kuidas tema õudusega vaatab ööklubides, kuidas mitte kellelgi ei ole igirante riietel, kõik tantsivad, hirmsasti lõhuvad tantsu, et siin on igine, aga igirant ei ole, nende deodorantidega pannakse kinni kõik need kanalid. Aga lümfide töö on seda kõike välja viia ju seda kehast, just seda igi ja seda on ju. Ja me paneme selle kinni. Kuhu see läheb siis? Inimene peab igistama, kui ta liigutab ja inimene peab igistama, kui ta on menopaus.
mina olen nüüd viimasel ajal ärganud mitu korda paadis üles kodus, sellepärast, et hommikul silmad lahtised aru, et joh, Heidi, jälle üks nendest öödest. Jälle üks nendest öödest. Ja tekk on nii kaltsmärg, et no pane, ma ei tea, kuhu kohta. Mis ma teen siis? Õnneks ma nüüd 2 tekki on, sest et muidu vaesekene ei saa kõrval magada. Ja nii on. Paadis magama sinuga. Ja see on samamoodi, on ju, see on jälle see nagu tunne, on ju. Ja siis see kindlasti ka, ma tean, et selle 50+ praegu hästi palju räägitakse, et selline nähtamatuks muutumine, et naistel tuleb see, et millest see siis tuleb? No sellepärast, et nagu sa ütlesid ühes osas meile, et uusi ja neid paremaid tuleb kogu aeg peale ja justkui nemad on nagu rohkem nähtaval ja siis lükatakse, et vanad jäetakse metsa surema, vanad ja haiged ja katkised, on ju, et karavan läheb edasi ja neid vanu kaasa ei võeta, on ju. Üks teadlane, ma peaks aga neid nimesid üles kirjutama, ütles, tsivilisatsiooni algus ei olnud mitte see, kui avastati potide ja pannide jäänused kuskilt mulla seest, vaid see, kui avastati luud, mis olid paranenud, mis tähendas, et see inimene võeti kaasa grupiga ei jäetud maha, sest ta oli vigastada saanud. Et see oli nüüd see tsivilisatsioon, et me hakkasime hoolitsema teiste inimeste eest. On ju. Aga nähtamatus on võib-olla ka see, et kelle jaoks nähtamatu. Mina arvan, et mingis vanuses inimesed vaatavad meid just vastupidi, äkki saad meist veel nagu vanemad vaatavad, oi kui toredad noored inimesed vaatavad. Ja nii nagu me vaatame praegu 30, kui mina olin 30, ma ütlesin, et ma ei ela 50. See on surm. Ja mingi see ikkagi peab olema ka, et kuidas sa siis enda eest nagu hoolitsed, kuidas sa ise suhtud ja et kas see võib kuidagi olla sellega seoses, et me oleme palju rääkinud, et tuleb nagu mingil määral enesekindlust, tuleb seda, et mul ei olegi enam nagu oluline, et ma pean kuskile, et sa ei hakka enam nagu proovima kuskile pürgima, kuhu sa, ma ei tea, kas sa ei kuulu või sa ei sobi sinna, sa võtad rahulikult ja nagu ma ei tea, minu meelest ma nagu ei võistle selles sarjas. Ma olen ka täiesti nagu niimoodi, kui ma peeglisse vaatan endaga rahul eluaeg olnud, aga see ei tähenda, et ma arvan, et ma olen nüüd õudselt ideaalne ja tohutult ilus. Mis see ideaalne on? No ma ei tea, igal ühel on ju erinev ideaalne, on ju, aga ma olen täiesti rahul ja olen täiesti okei. Ja see nagu ei tähenda, et ma nüüd võrdlen ennast, ma ei tea, mingite 20 või 30, aga ma olen üldse vilets võrdleja alati olnud. Ma olen nagu, elan oma elu ja omas sarjas ja kõik on hästi, on ju, et kuidagi niimoodi tundub, et ma küll ei ole tundnud, et ma oleks nagu nähtamatuks muutunud. Ja ma pean ütlema ka oma kogemusest, et tegelikult ma olen teinud rohkem oma marki täis oma jutuga, kui sellega, milline ma olen. Et pigemid on rohkem aktsepteeritud ja alati sellisena, nagu ma olen, on ju, ja vahest oma suuga küll ja rääkimata sellest, kui kunagi purjuspeaga või lollusi teinud ja eks ole kõik need asjad. Nojah, meil sinuga on see, et nähtamatu, aga kuulevad ikka. Praegu me oleme väga nähtaval ju, sellepärast, et me oleme lausa interneedumis sees, on ju. Ja päris paljud inimesed ju jälgivad meid ja saavad teada, mida me arvame. Ja jällegi, ma ütlen, see ei ole koolitussaade. See on meie isiklik arvamus, need on meie lood, mis äkki panevad meie kuulajaid mõtlema oma lugude peale ja aru saama, et siuke lugu on ka olemas, aga minu lugu on siukene ja siis võrrelge, kui tahate, kelle oma parem on või mismoodi on. Et see eesmärk ei ole ju kellelegi öelda, vot nii on õige, te peate kõik nii arvama, kui te tahate võrrelda ennast teistega, laske käia. See on, võib-olla see annab midagi, võib-olla see just annab seda motivatsiooni veel rohkem, ma ei tea, teha rohkem või aga mis siis öelda nagu meie vaatajatele, kuulajatele, et kuidas siis olla niimoodi keha positiivne ja säilitada see, et kuidas vaadata niimoodi ilusti ja hästi peeglisse? Mina arvan seda, et selle asja nimi on aktsepteerimine. See maailmas on kõik asjad vajalikud ja kõik inimesed vajalikud, sellistena nagu nad on. Kui me oleks kõik sinusugused või kõik minusugused, siis oleks väga igav siin maa peal elada. Kui kellelgi on mingi asi, mis meid võib-olla, ma ei tea, sõna tülgastab ei ole hea sõna, aga ma olen kuulnud seda, kui öeldakse, ma ei taha, on ju. Nii, ja siis on nii, astu eemale, eks ole. Ära siis mine selle inimese juurde või midagi, on ju. Ja aktsepteeri seda, et nende asjade taga, mis tunduvad normist, ma ei tea midagi, mis see norm üldse on, aga normist väljas, seal taga on lugu. See võib ulatuda, kurat teab kuhu, minul peaaegu üle 30 aasta taha, eks ole. Ja kui palju valu selle all on ja kui palju sellega on kasvanud tugevamaks tänu sellele, et ma olen pidanud sellega tegelema, on ju. Ja siis me anname hinnangu. Nõme on ju, liiga pikk, liiga lühike ja kõige hullem on see, kui me kritiseerime seda, mida loodus meile annab. Okei, neid saab suuremaks teha. Või väiksemaks. Aga kui me sõimame kedagi, et sul on liiga väike, teist sugupoolt. Mis asi on? Mis nüüd siis on? Ja siis mul tuleb see ka veel kindlasti meelde, et kui me mõtleme
see põhitõde, et mis teise inimese juures häirib, kui mingi asi häirib teise inimese juures, siis tasuks ikkagi nagu peeglisse vaadata, selleks hästi tihti see on midagi, mis tegelikult endal on valukoht. Selle kaudu nagu vaadata, et ma arvan, et see on ka selline nagu hea. Ja tead, kui kerge hakkab seda, kui sa saad aru, et kõik me oleme siin pusletükid on ja on selliseid, on teistsuguseid, jumala eest, me kõik peame saama siin päiksel elada on ja inimväärikus on selle nimi ka, me oleme inimestena olulised. Vahet ei ole millised. Jah, ja ühe tükina sa ei tee midagi, et sa pead ikkagi selles mõttes ka nagu sobituma, et seda kogu pilti kokku saada, et selles mõttes on tore. Ja teine kord mine ja küsi, et mis sul lugu on, võib-olla mõne inimese käes, kui sind väga-väga huvitab, et miks nüüd on niimoodi, miks tal on lühem kui mul on ju. Siis mine mul on suurem kui sul. Mis sul lugu on, mis juhtus, mis on ju. Et see, minu lugu nüüd teab ilmselt terve Eesti, eks ole, las ta olla ja ma ei ole seda mõtelnud, mul ei tee see haiget on ju. Lihtsalt ma tahtsin julgustada inimesi mõtlema, et kui sul on mingi siukene asi, eks ole, ja sa oled terve elu pidanud varjama ja kogu aeg hoidma ennast tagasi ja ma ei ole nagu täiuslik. Ma mäletan kusjuures ühel koolitusel läks juttu sellest, kui autoõnnetuse mingi asi on küljest, tuleb ära või tekib trauma, siis keegi ütles, et tema tahab ka ju normaalne olla. Ma ei ole normaalne siis või. Ma nüüd tahakski teada peale seda podcasti osa, kas inimesed suhtuvad minu juttu teisiti, kui mul on üks lüli vähem. 4,5. 4,5. 9,5, nagu vana oli see nali, et 4 õlut saekaatri meestel. Tead seda? Mäletad, et ma tegingi nalja selle üle, on ju. Ja nii on ju. Ja nali on ju tihti tegelikult see, mis teeb, huumor teeb kergemaks suhtuda niimoodi. Et selles mõttes olgem julged ja ära kuulame neid. Ja ma olen nõus vaal olema, soe vaal on hea vaal ilmselt, külm vaal on surnud. Ma arvan, absoluutselt teeb nalja ja veel üks asi, et kui te kuulate ja vaatate, eks ole, need öelda siis meie kuulajatele, kui te vaatate neid lühikese reelse, sest sealt on kokku korjatud meie tubli monteerija on võtnud neid paremaid kilde, et te hakkaksite huvi tundma meie podcasti vastu. Tegelikult me räägime ju pikka juttu seal pikas osas ja hoopis teise asja. Et kui me ikka tuleme jälle selle lokkide juurde, siis see lokki osa oli 3 lauset. Tegelikult me rääksime hoopis millestki muust, aga see lokki teema tõmmati nii üles, et kas peab kogu aeg lilles olema. Ja teine oli just see lillede teema ja oligi täpselt. Tegelikult see oli mikroosa sellest. Kuule, aga meil hakkab aeg otsa saama tänaseks ja mina tahaks ka veel öelda ühe sõnaga, et kuule kuulajad ja kuule vaatajad ühe sõnaga, nautige seda elu, vaadake peeglisse rõõmuga ja ärge kunagi vaadake oma fotosid niimoodi, et appi kui õudne selleks, et külm tõsiasi on see, et iga päevaga me lähme aina vanemaks ja võib-olla aasta pärast juba need tänased pildid tunduvad väga head ja ägedad, nii et ei tasu muretseda, suhtuge positiivselt ja nautige elu ja ikka kuulake palun ja jälgige meid ja pange pöidlaid, like ja kommentaare ja tagasisidet, seda me väga ootame. Igas kanalis. Aitäh teile. Aitäh. Tšau. Tšau.